Pakid on siis mõeldud arkilises kliimas söömiseks. Nii põhjas ja nii külma ilmaga võib päeva kaloruse hulk minna kuni 6000 peale ja norrakad on siis olnud kavalad, et nad on jaganud siis need väiksemateks pakkideks, et saab siis vastavalt siis nii-öelda päeva kaloruse kätte. Et see suurem pakk, mis meil siin on 2000 ja see väiksem on 1300 ja kui me need 2 tükki kokku paneme, et siis me saame kätte tavalise suvise kaloriliuse ja kui juurde on vaja, siis saab lihtsalt ühe toidupaki juurde panna, et tulla sinna nii-öelda väga suure energiavajadus hulgani. Toitaine väärtused on siin päris huvitavad võrreldes teiste toidupakkidega. Näiteks, et see suurem pakk on 2000 kilokalorit ja kaalub ainult pool kilogrammi. Mis on päris äge, et see on siis 4000 nagu 1 kilogrammi kohta, et see on päris vinge toidupakk juba nagu kirjade järgi. Nii, aga alustame väiksemast ja vaatame, mis siin siis sees on. Nii, küpsised, magusad, kohvijook, siin on siis ohlad tõenäoliselt, midagi sarnast. Vürtsikas kaste, standard sõjavälimusega, külm kuivatatud kohvi, desinfitseerimised lapid, pasteet, lutsukomm, siis dehüdreeritud toit ja see on ka siis selle pakk pearoog, mis siin sisse on kirjutatud, makaronid siis näiteks veiselihaga. Nii. Veel on siin pakis lusikas, kes varem näinud ei ole, et siis niisugune shake tüüpi jook ja prügikott. Ja see ongi konkreetselt siis, sõna otseses mõttes ühe toidukorra pakk. Et see kõik, mis siin sees on, sa selle suudad kõik ära süüa ja siis sa saad 1300 kilokalorit. Ja palju see siin kaalus? 340 grammi. Nii. Paneme selle korra kõrvale ja teeme selle suure paki lahti. Et kuidas see avamine siis võiks välja näha? Kas tal on mingisugune rebimise või mingisugune nipp? Et tundub, et ongi lihtsalt küüned tuleb vahele ajada ja pakk lahti võtta. Nii. Ma eeldan, et see suurem osa sisust on väga sarnane sellele väiksele. Et siin on tee, kohvijooki moodi asjad, samamoodi külmkuivatatud kohvi ja cappuccino, multivitamiinid. Et see nüüd on esimest kord, et ma ei ole ka vist elu jooksul varem näinud multivitamiine toidupakis. Tume šokolaad. Nii. Apelsinikook. Jälle standard suhtkond. Üks dehüdreeritud siis lammas mingisuguste kastmete ja lisanditega. Välja hüppas lusikas ja kaneelirull. Vähemalt siin midagi sarnast on siin sees. Väga huvitav. Siis on niisugune shake jook, piirituslapid, tagavara kilekott ja siis on veel mingisugune proteiini pulgake. Et ei tea täpselt, mis siin sees on, pärast näeme. Ja siis lõpetuseks, kui on vaja kõik siis nii-öelda suu puhtaks saada, siis nätsu on ka. Nii. Alustame pearoogadest ja ilmselgelt on kohe vaja hakata vett keetma. Aga enne kui me vee keema paneme, peame välja uurima, palju seda siia vaja on. Aha, selge, siis nendel pakkidel on siis minu vasakul serval on siis see joon, milleni tuleb siis ära täita. Ma teen need pakid siis kohe lahti, vaatame, kuidas need seest välja näevad. Nii, üks põhjanurk. Nii. Selle saime kätte, vaatame, kuidas murdejoon jookseb. See on eraldi rebimise nurk tehtud. Ja kui me võtleme, et mingisuguse teisi riigi toidupakke, siis see tundub niisugune eriti paks, niisugune foolium materjal olema, milles see nii-öelda sisse on pakitud.
ja kes ei ole siis varem näinud lähedalt, milline dehüdreeritud toit välja näeb, et see on siis nüüd siis lammaslisanditega, et siis on siin riisi, karrid paistab olema ja kuivatatud leivakuubikud. Nii, paneme selle siia kõrvale. Võite, kas siin on need niiskuse eemaldamispakid ka sees? Tuleb välja, et kõikides ei ole. Ju siis on pakendid tänapäeval nii heaks läinud ja ju siis ei ole tarvis. Nii, ja teeme selle põhiroaga kohe lahti. Nii, ja see on siis makaronid. Alustame põhjast. No see on nüüd see asi, kui mul nagu ütleks, et kui õues on nagu -30 kraadi ja sõrmed on külmunud, et mida võib-olla ei ole väga meeldiv teha. Nii, rebimisjoon, töötab väga hästi. Ja siis makaronid, mis makaronid, no, väga palju sukest pulbrit. Nii, aga mis seal ikka, paneme siis vee käima ja hakkame süüa tegema. Vesi on nüüd keema läinud ja valame selle ilusasti kõik sinna nii-öelda toidupakkidesse. Selles suhtes, et need toidupakid, kus on sisse joonistatud, kus maani tuleb vett valada, et on natukene lihtsam vaadata ja võrrelda, et kui nüüd seda siit, no tundub, et sai. Nii, üks asi, mis jäi nagu tegemata, see toit tuleb korralikult läbi segada. Muidu jääb mingisugune pulber või asi jääb kuskil nurka ja siis tal ei ole hea maitse pärast. Nii, sama tegevus uuesti. Võtame teise paki, kus tal see täitmise joon on siin. Nii, tundub, et sai vist tiba rohkem, no, aga ehk ei ole hullu. Ja et ei paista olevat kuskile veel midagi nagu peitu jäänud. Nii. No, selle läks ilusti see kinni ja paneme selle ka kõrvale. Las ta siis oleks 10 minutit. 8–10 minutit hiljem, nagu juhend ette näeb. Ja hakkame siis seda toitu maitsma. Nii, esimesena tuli lammas, paistab hea maalane. Pehme karri maitsuga, aga ma ei ole veel nagu lambatükki veel kätte saanud. Et need, mis ma enne arvasin, et on nagu saiakuubikud või leivakuubikud, see oli hoopis lambaliha. Kindlasti. Ja see oleks tahtnud natukene veel saada isegi. Nii. Järgmisena on siis makaronid veiselihaga. Siis sellel pakil on nüüd see ärarebimisserv on, et kui pakk saab tühjemaks, et siis saab natukene ligemalt süüa, mis iseenesest on nagu päris äge. Nii. Ja maitse on hea, et aga need on selles suhtes, et ilusti on valmis saanud, ilusti on küpre, aga neil ei ole, mina ei tea, mina paneks siia näiteks soola ja pipart veel törtsu juurde, et selles suhtes, et on natukene nagu alamaitsestatud nagu maitseainete poolest, aga muidu on hea. Nii, hot sauce, kuskil oli teravkaste, cappuccino, multivitamiin, siia ei jäänud, oli äkki selles pakis. Ahaa, teravkaste.
Nii, ja see on siis mõeldud siia sellele veiselihaportsule. Seda peab, see on nii pehme, seda ei pea pigistama. Ilus rebimisjoon. Proovime seda kastet kõigepealt, kui terav ta on. Okei, äädikas mingisugust erinevate pipardega ja sooladega. Et ma ei tea, kas need kaks omavahel nagu kokku sobivad, et aga sellest hoolimata. Proovime kõigepealt nii. Võib-olla isegi sobivad. Võib-olla on täitsa maitsi küsimus. Paneme need pakid siit käest ära. Ja alustame apelsiinikoogist. Ja võtame kohe siia käe juurde endale ka siis selle kaneeli asja. Ja vaatame, mis nad siis endast nagu kujutavad. Et see apelsiinikook on suht standard, et tavaline selline sõjavase. Et nii Rootsis on sarnased ja samasugused on ka uusakatel. Et näeb päris vägev välja. Teeme sellega kohe lahti. Ja aga mis asi on siis see kaneeli asi siin sees? Et see on nagu huvitav. Aha, ja siin on kuivatuspakk ka. Nii. Murame siit väikse tüki. Ta on siis kaneelisaiake. Lihtsalt ta näeb kuidagi veider välja. Ja vähemalt ei ole soolane, muidu oleks jõle kahju, kui ta oleks soolale olnud ja me oleks pidanud seda nagu teise toidule kõrvale sööma. Nii. Okei, apelsiinikook. Apelsiini maitset on kohe tunda. Aga niisugune viskoossuse poole pealt on niisugune tunne, nagu see on nagu igavene. Nii. Teeme lahti šokolaadi. Et tundub, et šokolaad on sulama läinud natukene. Väga hea šokolaad. Vaatame, kas meil jäi siia ka veel midagi. Küpsised. Jõhvikad. Ja huvitav, mis asi see on. Teeme selle lahti. Ja see näeb välja nagu pasteet. Ja maitseb nagu pasteet. Järelikult äkki ongi pasteet. Ma arvan, et äkki need on mõeldud selle küpsisega. Aga point iseenesest on, et need küpsised on magusad. Minu teada. Oleme ju kaeraküpsised. Huvitav. Ja katse. Läti toidupaki katse, kus oli moos ja ei lõppenud hästi, aga jah, sellega kõlbab süüa küll. See on täitsa okei. Nii. Olime jõhvikad kiirelt üle, äkki saab midagi kokku kompunnida. No tavaliselt kuivatatud jõhvikad. Et sobivad hästi pasteediga. Ma arvan, et oleks ka kogu selle saia koguse kõrvale oleks mõistlik teha üks kiire jook. Nii. Siin on ka täitmisjoon siin üleval pool. Siin pudelis on vesi. Nüüd on natukene vähe. Nii. Siit selle kinni, natukene kokku valtida. Ja lootutada. Nii, aga kuidas seda võiks niimoodi juua, et ta untsi ära ei määriks. Vaatame, et me niimoodi saame.
Jah, täitsa paras maitse tuli ja ta tuli peaaegu mõõtejoones ja ülemine serv on siin, kuhu võiks panna. Ma täitsin kuskile siiani, et natukene tuli kangem, et tundub, et siis nendel Norra toidupakkidel võikski hästi natukene vett vähem panna. Nii, ja siis veel magustoidu kõrvale rutakalt vaatame selle valgu batoonike. See on siis põhimõtteliselt nagu meil see hemotogeen, mis poes on. Nii viskoossuse poolest kui natukene ka maitse poolest. Ma ei saa aru, kas ta peaks olema äkki võib-olla karamell maitselt, aga ega ei tule seda maitset kuidagi välja kõsile. No heakene küll, ma mõtleme pärast välja. Et mina jään nüüd rahulikult oma magustoitu lõpetama ja teiega näeme järgmine kord.